Täna tahan teile näidata, kuidas tehakse roopilli. Roopilli tehakse siis juba nime järgi pilliroost. Pilliroo leiate kuskil jõe, mere või järve äärest. Ja pilliroo valikul pilli tegemiseks tuleks siis valida selline mitte kõige jämedam ega ka mitte kõige paksem osa pilliroost. Et siin on see juure polnud, see on hästi kõva ja paksu seinaga, sellest ei saa nagu hästi teha. Et mõistlik ongi valida kuskilt keskmisest. Et leiad siis kuldse keskmise. Et alustuseks koorid siis need lehed ära. Nii palju kui need on. Ja muidugi roog on hea korjata sügisel, sellepärast siis on ta juba kuiv. Et märjast roogst ma ei tea, et tehtakse. Aga võib-olla tehakse. Ja vaja läheb sul ainult kipsinuga. Ja lõikad siis niimoodi, et jätad alles ainult ühe selle sõlme osa. Ja teiselt poolt lõikad nii, et see sõlm ei jää. Mina siis teen niimoodi noaga võrralt ringi peale ja läheb ise katki. Nii. Ja teisel pool nüüd lõikan siis nad siia sõlme ei jäänud. Ja ka siia jätan sõlme alles. Siis lõikan siit poolt sõlme. Siin on ka veel natuke liiga pikk, et ma võtan selle lühemaks. Sõlmega otsa tulebki nüüd see nii-öelda huuliku osa. Ma arvan, et niimoodi on juba päris hea. Ja järgmiseks siis lõikad noaga siia väikse sälgu. Et ma lõikan nii sügava, kui on siin see teritusnurk. Lõikad mitte nüüd 90 kraadi all, vaid lõikad siuke, ütleme, 85 kraadi. Ja lõikad siis selle teritatud osa jagu sisse. Ja siis keerad noa vaikselt risti ja liigud enda poole ja lõikad, mul on nüüd 18 mm laiune tera, et lähen tera jagu ja siis natuke peale. Nüüd, kus see keel on lõigatud, on vaja ta õhemaks kaapida, et ta läheks nagu rohkem lapikuks. Praegu on nagu selline, nagu ikka rool on raadius, aga et ta võtaks nagu ennast vähe lapikuks ja hakkaks siis see ots kaarduks niimoodi ülesse. Ja selleks siis jälle kasutame kipsinuva ja kraabime siis niimoodi. Kui oled julge, siis võid ka niimoodi kergelt nagu fileerida. Aga muidugi on suur oht, et võtad liiga palju ja pead jälle otsast peale hakkama. Et see untsumineku protsent on väga suur tegelikult, et see roog ise on selline küllaltki kapriisne materjal. Ja tegelikult võib siia keele alla piiluda ka, et siin ei oleks seda valget sisemist kilejat, ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse, kihti. Et see takistab õhuvoolu ja siis pill ei hakka tööle. See on juba päris hea. Võib-olla natuke jäik veel. Jah, nii ongi.
kaabime veel. Tead, mis pull on? Praegu oli see teema, et ta siit otsast, kus see sõlm on, lasi õhku läbi. Ja kuidas ma selleni jõudsin, on see, et panin siia keele vastu ja siis alles nagu suu. Siis hakkas tööle. Võtan keele ära või ei pane. Ei tööta. Võt. Ja selle vastu on üks lahendus. Milleks on siis küünlavaha. Et teed selle otsa siis vahaseks. See siis ei lase õhul liikuda sealt, kus ta liikuda ei tohi. Väga hea, nüüd ei pea keelt kuskil vastu panema. Töötab. Nii, ja järgmine lugu on siis nende avadega, kui soovid mingit meloodiat mängida. Et see avadega on siuke kahtlane teema, et kuna see roog on alati erinev, muutub diameeter, muutub pikkus, siis tegelikult on väga raske nagu ennustada, kus need avad tulevad. Aga võime teha näiteks 2,5 sentimeetri kaugusel umbes esimese ava. Noh, ma eeldan, et see kipsinoa üks sektor on sentimeeter, siis mõõdan sellega. Need riibud on peal. Nii. Nii, teeme siia. Ja siis lõikad samamoodi nagu särgu sisse. Nii. Ja tekibki väike auk. Ja siis teeme silma järgi need avad, et väga suurt rõhku häälestusele ei pane, lihtsalt siuke väike ajavõite nokitsemine. Teeme talle näiteks 4 auku ja vaatame, mis juhtub. Need aukudega on sama lugu, et need võiks nagu ära puhastada. Ja siin on ka tegelikult see väga hea kiire lahendus. On küünal. Nii on hea küll. Vot, ongi pill valmis. Ja siis ega muud ei olegi. Katsetad ise nende avadega.